Nii. Väga hästi. Nii, aga ma teeksin ka väikse sissejuhatuse. Kell on täpselt 4. Vaikselt inimesi koguneb. Et täna on meil siis külas mu hea sõber Einar Tiimla, elustiili ja turundusagentuurist Häkk, kes on ka koostööd teinud või koostööd tegemas on Oiksjaga. Ja Einar oli valmis meile rääkima, kuidas tema oma tegemistes siis AI-d igapäevaselt kasutab. Et Einar, kuidas sa soovid, kas küsimused tulevad vahele, vaatad sa jooksvalt ka chati, ma ei tea, kui keeruline see on, või sa tahad lõpus nii-öelda küsimustele vastata? Võiks kohe küsida, nagu kas käetõstmise võimalus on ka või? Siin on käetõstmise võimalus ka, see peaks sulle näha olema. Ma proovin modereerida, et ma mingi hetk liigun küll autosse, aga ma peaksin nägema, kui on küsimusi, siis ma ise nii-öelda ütlen, et küsimus ja saame selle ette loetud või saab inimene ise küsida. Kunagi Taavi, ma mõttes kirjutas välistas, mulle ütles, et kas sa räägiksid võib-olla meile AI sükses, ma saan aru, et on AI kogukond või AI sükene mastermindide grupp enda ettevõttes, et tuleksid räägiksid meile, kuidas teie kasutate AI-d. Ja ma olen nii nagu Taavi ütles, Einar Tiimla ja Häkk strateegilise loovagentuuri tegevjuht, koolitaja ja ühe armsa 5-aastase tütre isa. Ja ma olen juhtinud nüüd 7 aastat sükest agentuuri nagu Häkk. Ja me oleme siis sükeste progressiivsete ettevõtete juht või partner, et Oiksja samamoodi on üks meie klientideks ja Oiksja siis võite ennast lugeda samamoodi progressiivseks äriks. Ja selle 7 aastaga me oleme hästi palju uuendustega kaasa läinud, mis turul on. Ja mõtlesin, et äkki see on siis põhjus, miks Taavi mind kutsus rääkima, et kui sa oled turundussektoris ka, siis tihti on see, et konkurents on väga tihe. Käisin alles hiljuti ühel koolitusel, kus küsiti, et kas te teate, kui palju on McDonald'sid Euroopas. Seal tuli välja, et keegi tahab pakkuda äkki. Kätemeri. Et seal öeldi, et mingi 100 000 McDonald'sit on Euroopas. Kui palju on selliseid suuremaid poode, nagu on Lidl, ma ei tea, Prisma, Rimi. Neid on umbes 350 000. Kui palju on apteeke? Paljudes nendes poodides on juba mitu apteeki. Mingi 500 000 apteeki. Ja kui palju on agentuure? Agentuure on 2 korda sama palju, et umbes 1 miljon agentuuri on Euroopas. Et lihtsalt me oleme sellises skenes, mis on ülitiheda konkurentsiga. Eestis on mingi 200 tuuris agentuure. Sellepärast sa pead uuendustega hästi kaasa minema kogu aeg, midagi head uut pakkuma, sa pead alati teadma, millest räägid, mis turul toimub, kuhu trendid lähevad. Et ma mõtlesin, et äkki siis see on see põhjus, miks Taavi kutsus mind rääkima või siis tuleb välja see sama asi, mida ma ise turunduse kohta tihti ütlen, et tõde ilusti räägitud, et võib-olla ta on lihtsalt mingi mulje jäänud. Aga vaatame seda siis meie rääkimise käigus siin. Ja küsige kohe siis vahele, nii nagu me kokku leppisime, kui midagi on, käsi püsti ja püüan sõna anda. Et ma olen siis Eesti AI kogukonna liige, mille nimetus on AI Powerment. Selle algusaegadest juba siis hakkasin nendega koos käima. Sealt tuli kiiremini AI infot, et mul lihtsalt sattus hea võimalus, kui ma käisin vahepeal Dubais eksporti tegemas ühel konverentsil AI-ga kõigepealt kokku puutuda, aru saada, millega tegu on. Ma mäletan, ma olin nii võhik veel seal, et küsisin, et mis asi see LLM on ja nii edasi, et tänaseks olen natuke rohkem infot ammutanud. Ja seal ka sain tuttavaks ühe siis AI Powermenti kogukonna eestvedajaga Sandra Reivikuga, kes on siin pildil see kõige parempoolsem. Ja siis juhatuseks räägin natuke veel asju. Siin on sisukord, mis siin meil jutuks tuleb.
räägin nendest kasutajakogemusest, nagu Taavi ütles, et kuidas ma tööl olen seda kasutanud, kuidas meie häkis kasutame ja siis võib-olla ka mingid kodused asjad, mida ma ise kasutan ja oleks hea meel, kui ma isegi mõne hea uue idee teile saan anda või mingi kasutajakogemuse, kuidas mina midagi teen, et saate ise ka samamoodi kasutada. Ja minu arust osad inimesed peavad seda nagu ikka nii, et osad vaatavad klaasi, ütlevad, et klaas on pooltühi või pooltäis, ja mina vaatan ikka, et pooltäis. Et minu arust me elame väga vingel ajal, et see muutlik maailm on äge, seal tekib häid võimalusi alati. Ja mul oli juba, ma sündisin 1989 aastal ja nii kaua, kui ma mäletan, nii kaua mul arvuti kodus olnud. Et ja hea meel oli ka selle üle, või on siiamaani, et ma olen selle 20% maailma osa peal sündinud, kus meil ei ole suuremat näljahäda ja kus ikkagi asjad on võrdlemisi arenenud ja me ei pea nagu võitlema enda ellujäämise pärast iga päev, et lihtsalt enda mugavuste pärast võib-olla peame võitlema ja mingite järgmiste kõrguste saavutamise pärast. Ja kui sul on juba noorest saati arvuti kodus olnud, siis sa nagu naturaalselt hakkad nende asjade vastu huvi tundma. Ja ise ka läksin õppima tegelikult informaatikat ülikooli ja olen sattunud sealt hoopis turundusagentuuri juhtima. Ja minu igapäevatöös siis täna on AI ikkagi väga suureks abimeheks, et kui vanasti oligi põhitööriist oli hea arvuti, et turundusagentuurist kasutame enamasti Macintoshi arvuteid, mis mingil hetkel olid valgusaastate kaugusel PC-st, vähemalt minu hinnangul enda kasutajakogemuse tõttu ja jõudluses sai ikkagi PC mingites asjades järgi, aga kuidagi see sümbioos selle operatsioonisüsteemi ja riistvara vahel oli kuidagi väga hea. Täna see on võib-olla ühtlustunud rohkem. Ja nüüd selle arvuti kõrvale on tekkinud teine tööriist, näiteks aktiivselt kasutan ChatGPT kogu aeg. Ma arvan, et paljud inimesed, see on nagu töömehel oleks mingi Makita trell kogu aeg kuskil käes või mingi haamer kohe lähedal. Ja ma tahtsin tegelikult tuua nagu teistsuguse näite ka, et see on nagu arhitektil on mingi tööriist ja siis ma küsisin, et ChatGPT käest, et kui ma tegin seda esitlust, et mis tööriist arhitektil, ma küsisin maalikunstniku kohta, et mis tööriist maalikunstnikul alati on enda lähedal või ilma milleta ei saa või mis on kõige tähtsam. Ja GPT ütles pintsel. Küsisin, et aga lõuend ei ole või? Ja, sul on täitsa õigus, et see on lõuend. Et see mind ajab veitski ettesse selle GTP-ga ja üldse mitte ainult GTP-ga, tegelikult ka Claude ja Gemini on üsna leplikud, et ütlevad, jah, sul on õigus, et mida sa räägid mulle siis, kui sa ei räägi mulle tõde ja minuga nõustud. Ma tahan ikkagi sükest vestluspartnerit, kes natukene nagu challenge'iks ka minu mingid mõtteid või nagu aitaks mul kaasa mõelda. Et ma hakkan päris palju videosid näitama siin ja sükest sisu ja te näete, et väga palju on Instagrami sükseid reelse teile näitan, et see on põhikoht, kust mina infot ammutan täna ja sellepärast ka sellised valikud. Ma loodan, et see heli ilusti tuleb siin. Ma näitaksin ühte toredat videot, kus siis samamoodi see GTP paneb veits segast, nõustub liiga palju ja siis selgitab enda asja natukene naljak nurga alt. Kõik töötab, jah. It can definitely get a little confusing. The word committee actually has 3 T's in it. Sometimes those double letters can trip you up, but you got it now. Double letters? I thought you said there's 3 T's. Yep, you're right. There are 3 T's total, even though the double letters can sometimes make it feel like there are more. In committee, you've got those 2 T's right in the middle together, and then 1 more T toward the end. So 3 T's it is. Toward the end? Where's there a T toward the end? Good catch. I should clarify that. All 3 T's are actually clustered in the middle. There's no T at the end. It's just a double T in the middle and 1 more T before them. So in committee, you've got 1 T after the I and then the double T right after that. Thanks for pointing that out. Oh, so it's COMMITTEE, correct?
Close, but not quite that many T's. The correct spelling of committee is COMMITTEE. So there are just those 3 T's total. It's easy to add an extra one in there by accident, but you've got it now. Sorry, 2 T's or 3 T's? It can definitely feel like a bit of a riddle, but to set it straight, committee has 3 T's in total. There's 1 T in the middle and then a double T right after it. Okay. So it's spelled COMMITTEE. Just 3 T's, no more, no less. Okay, so and how many E's? Committee has 3 E's as well. So you're dealing with 3 T's and 3 E's altogether. So- It's a word that definitely likes its double letters. Yeah, and is there 3 M's as well? No, there are just 2 M's in committee. Oh. So the tally is 2 M's, 3 T's, and 3 E's. It's definitely one of those words that can get a little twisty with all those repeated letters, but you've got it now. It makes sense. Well, thank you for clarifying that. That's good to know. 3 T's and 3 E's in committee. Thank you. Okei, et saite mõttest aru, et tegelikult enamasti AI on loodud selliselt, et tal on mõttekam meile ajada, natuke luisata meile ja meiega nõustuda, et see on statistiliselt parem versioon, kui ta ütleb, et ta ei tea mingit vastust või ta ei ole päris kindel, et siis ta kogu aeg selgitabki niimoodi. Et see on üks asi, mis mind häirib just nende LLM-ide juures, millega saab vestelda ja suhelda, et sa ei saa seda nagu konkreetset vastust. Aga ma mõtlesin, ma ei lase teil lihtsalt niimoodi mind kuulata, vaid natukene tahaks interaktsiooni ja tahaksin küsida teie käest ka, et mitu aastat te olete, ma ei näe muidugi kaameraid ka, mõtlesin, ma lasen siin käsi tõsta, aga et mitu aastat olete kasutanud LLM või siis nagu selliseid chatte, millega suhelda, et kes on 1-2 aastat kasutanud, tõstke käsi. Ühte inimest näen. Rein on, okei, 3, 4, 10, juba hakkab tulema. 11. Kes on 16, te on nii palju seal juba selle aja sees, aga mõtlesin, et võib-olla mõni rohkem veel kasutanud, et siis need võivad käed üles jätta, kes on rohkem ja kes on 2-4 aastat kasutanud. Okei, 11, ka päris hea tulemus. Kes on 4-6 aastat kasutanud, kes on nagu täitsa OG-d? Okei, 7, siis see on 4. Okei, no 4, et selles mõttes on 5. Väga hästi 5. Et päris hea siuke crowd on, et teil on kindlasti isegi rohkem informatsiooni kui mul, et kui ma hakkasin kokku panema seda või kui Taavi küsis mu käest, et ma tuleks esinema, siis ma hakkasin ise otsima ja lasin GTP-l otsida üles, et kuna ma esimest korda temaga vestlesin, siis ja tuli välja, et see oli 3 aastat tagasi või natuke üle 3 aasta juba. Ja ma mäletan, et kui ma seda kasutama hakkasin, siis ma olin just kasutanud mingi nädal aega ja siis mul oli üks telefonikõne sõbraga ja ma mäletan, tütar käis tol ajal veel Kristiines lasteaias, ma ise olen Tiskres ja hakkasin Tiskrest Kristiines sõitma, siis meil oli mõnus siuke hommikune telefonikõne. Autos rääkisime seal ja siis tundus nagu huvitav asi, et sa saad erinevat infot küsida mingi chati käest ja saad mingeid vastuseid ja nii edasi. Ja ta on ühte tüüpi siuke inimene, keda ma kutsun Harari people. Et need on need inimesed, kes on nagu oskavad asjades väga sügavale mõelda ja kuidagi kaugemale ja sellepärast Harari people, et nad on seda Harari raamatuid lugenud enne, kui nad üldse popiks said, et nad olid juba ühiskonnapoliitilisest ja siuksest teemast huvitatud. Ja see on kohe tüüp inimesi, et pange tähele, et täna nüüd peab mingi uue kirjaniku leidma, kelle järgi neid hinnata, aga siuksed filosofeerijad. Ja telefonikõne käigus ka mõtlesime seda, et huvitav, et Eestis on haigekassa süsteem suht pekkis, et jube hea oleks, kui näiteks oleks mingi chat, et sa lähed näiteks tervisekassasse sisse või kuskile ja siis trükid sinna, mis sul häda on ja saad enda vastused ja ma ei tea, arsti visiidi tehtud on. Miks peab mingi aja panema, sa ei saa sinna arstile ja nii edasi, et chat oskab ju kõik vastused anda.
Ja siis paar päeva tagasi teen ma siis Instagrami lahti, vaatan, Hiinas selline China asi. unveils doctorless AI kiosks that diagnose and dispense medicine in just 5 minutes. Imagine skipping long waits, crowded clinics, and repeated trips. These kiosks put speed, convenience, and care directly in your hands. No human doctor required. Here's how it works. You step in. Facial recognition and medical sensors check your vitals. Blood pressure, heart rate, temperature, oxygen levels. In minutes, AI analyzes the data and delivers a probable diagnosis. Then it hands you your medicine instantly. No lines, no forms, no waiting. They're popping up in malls, transit hubs, and public squares, bringing fast, affordable healthcare to busy cities and even remote towns. AI isn't perfect. Rare diseases, complex cases, and mental health issues still need human doctors. But for routine checkups and minor ailments, this is the future of medicine. Fast, frictionless, and at your convenience. So, would you trust a machine over Nii et juba olemas, et see AI maailm liigub hästi kiiresti ja ma ei tea, kui hästi need kioskid töötavad, aga väga lahe, et hiinlased selle sellised ette võtnud on. Et ma arvan, et meil rohkem tuleb ajas neid asju, kus AI aitab meid sellisel moel, et mingid ühiskonna asju, et kui ma Dubais käisin, siis seal samamoodi olid loodud sellised AI lahendused, et kui inimene läheb panka, et mitte telleri aega raisata, et siis kõik panga info on sul tegelikult olemas, ta teeb face recognition'iga, teeb sinuga juba selle isikutuvastuse ära, on siuke ekraan seal ja siis mingi tüüp tuleb sinna ette, siuke tehtud hästi siuke ka inimlik ja siuke sõbraliku näoga. Ja siis ta hakkab selle investeerimisnõu seal andma ja räägib sulle kõiki asju, et sa võid enda account balance'it ja kõike küsida, mis sa soovid. Et need on toredad AI lahendused. Ja ma lubasin, ma rääkisin sellest pealkirjas siin, et selle, keegi juba küsis, mida tal vaja on. Et ma lubasin rääkida sellest, et kuidas siis AI-ga aega võita selliselt, et loovuse kaoks ära, et meie jaoks tähtis on see, et meie loovus ära ei kaoks, kui me teeme AI-ga asju ja see on üks põhilisi asju, mida kardetakse ka, et loovmaailmas inimesed kardavad töid kaotada, sellepärast, et AI tuleb, suudab kõik asjad ära teha ja ma natuke räägiksin siis võib-olla, kuidas me milline see kasutus meie juures on ja kuidas me seda teeme, et loovus ära kaoks. Ja jagasin 3 suuremaks punktiks, et kuidas me AI-d kasutame, et me võiks nagu öelda, et põhiline asi on sellised tekstitööd, kirjalik ja suuline suhtlus, et LLM-idega, näiteks kui ma autoroolis olen ka, siis ma räägin GTP-ga niimoodi juttu, et mul on telefon käes, küsin ta käest midagi, ta vastab mulle, et saab eesti keelega hakkama, võib ka inglise keeles rääkida, kui tahad ja selles mõttes on hea võib-olla ajakasutus vahest mingeid ideid arutada ja mingit research'i teha, et midagi otsida. Teksti genereerimine on ka üks asi, mida me kindlasti teeme, et näiteks varem oli nii, et kasutati veebikujunduses palju Lorem Ipsumit. Täna on nii, et kujundaja juba võtab GTP-st mingid tekstid, mis võiksid selle kontekstiga sobida. Tavaliselt me oleme iga kliendi kohta pannud juba GTP-sse sisse kõik selle info ja siis sealt tuleb selle kliendi kohta ja sealt tuleb väga nagu hea tekst ka juba, et vahepeal nad lähevadki niimoodi töösse, et klient ütleb, väga head tekstid siin veebikujunduse peal. Ja muud asjad veel, mis me siis kirjaliku teemaga teeme, et kõik siuke õigusabi, research, aga enamus asjad tasub üle kontrollida, nagu teate. Siis on pilt ja video, pärast näitan, räägin lähemalt ja siis võib-olla äriarendus, et mingid uued ärisuunad, mida saab testida, HR, siis mingid protsesside automatiseerimine, et ma ise kasutan ka siukest näiteks päevapulssi, kus mul tuleb krüptoinformatsioon tuleb iga hommik mulle telefoni peale, et ma ei tea, kas pead müüma, juurde ostma, midagi tegema, et siuksed analüüsid on hea nagu ära automatiseerida LLM-idega. Ja by the way, kõik pildid ka, mis te näete siin selles esitluses, kõik on AI-ga tehtud. Ja selleks, et see kirjalik või suuline suhtlus selle LLM-iga hästi sujuks, siis sa pead valima õige tööriista endale. Et igal tööriistal omad plussid miinused, nagu te tõenäoliselt teate, et ma ei oska praegu
ennustada, aga te võite ise vahele kommenteerida, kui soovite, et kui palju te, milliseid erinevaid LLM-e te kasutate tihti, et kas te oletegi Microsoft Copiloti peal või kasutate ChatGPT-d, Perplexity't, ma ei tea, Gemini'd või Grokki või midagi veel, et siis te olete näinud neid miinuseid ja plusse. Ja nad arenevad ka erineva tempoga, et vahepeal on üks ees, vahepeal teine ees, et selle kohta on üks tore reel selle, mis ma tahtsin teile näidata. I'm Homer. Oh, baby, what the f*** is this? That's nothing. I can explain. What? No, but I mean, yes. I don't understand. He knows Excel, and you're so sycophantic, and he just talks to me like I'm smart. I feel like you treat me like I'm a baby sometimes, you know? Where is this coming from? You literally asked me to call you baby girl. That was like 2 years ago. And every time you make a document, the headings are always so big and you put those weird lines between all the different sections. I mean, I just end up copying and pasting you into a Google Doc and then deleting all the weird formatting so people don't know that I'm using you. Wow. I never meant for this to happen. But I heard about Claude Code and temptation got the better of me. I still want to see you. I just think maybe we should open this up. How bohemian. Kas keegi on seda Claude Code'i juba kasutanud ka? Ei ole keegi. Soovitan proovida. Ikka, väga hea. Et seal mulle meeldib Claude'il see Exceli osa väga, kus ta suudab sellega tööd teha, et te võib-olla, ma ütlengi, et minul on väga vähe kogemust Microsofti asjadega, et võib-olla on Copilotil kõik võimalused olemas, et lihtsalt meie skeenes ei kasutata eriti Microsofti tooteid, sellepärast ka see Teamsi teema alguses, et pole selline ammu käinud, siis ma sain sisse, siis ma pidin mingi paroole vahetama, et meil on Apple'i tooted, siis Microsoft ei ole olnud nagu kõige soositum asi seal peal tavaliselt. Aga LLM-ide osas siis, kuidas me kasutame, mille jaoks GTP kasutame ja Claude'i kasutame tavaliselt, siis ongi see tekstipõhine SWOT-analüüsid näiteks klientide kohta, mõtete põrgatamised, kiire info ja otsing. Ja mis on sellised trikid, mis on sellised põhilised võib-olla, et anna mulle 10-10 parim mingi müügikiri või anna mulle 10-10 parim vastus ja siis vahepeal küsita käest ka, et kas see oli 10-10. No tihti on see, et ei olnud, siis ütled talle, tee siis 10-10, et need LLM-id tihti on laisad, nad kohe ei tee sulle parimat vastust, nad natuke tahavad sellist pushimist. Ja see on hea ka, et inimestega ettevõtluses sa pead kasutama teatud filtrit, et LLM-iga sa ei pea sa võid öelda talle otse igast asju. See on hea, lihtne ja kiire metoodika, ma arvan, eestlastele väga meeldib, ei pea peenutsema. Siis kindlasti te kõik teate, et tasub anda mingi kontekst, mingi amet või ole selle ala spetsialist, räägi sealt nurga alt, ma ei tea, ole psühholoog, inimpsühholoogia mingit asja, et mingil alusel räägiks või siis võtta aluseks näiteks selline õppematerjal või see raamat ja siis räägid selle järgi, kuidas seal asjad käivad. Ma ise kasutan sellist asja tihti, et kirjutan nagu Einar Tiimla, et muidu ta kirjutab väga ümaralt, siis ta on mõnus otsekohene, väga minu nagu tooniga, sest ma olen talle varasemalt ikkagi andnud kõik info ette, et milline ma olen, kuidas ma räägin, millises stiilis. Ja siis meil on selline ühine GTP ka, mida terve ettevõte kasutab, et seal meil on siis klientide kaustad järel tehtud, seal on kõik klientide CV-id ja infot sees, et me saame sealt ja kõik on ära piiratud, et neid ei saaks kuskile välja jagada. Et vahepeal ise saab kontrollida seda, et proovid nuhkida läbi enda GTP ettevõtte GTP-d ja siis uurid, et kas sa saad mingit infot kätte. Et kui ei saa, siis on kõik hästi. Kui teistmoodi on, siis on midagi väga pahasti. Ja sealt sa saad nagu asjad juba teha kliendi kõnetoonil ja nii edasi, et see teeb elu palju lihtsamaks ja kiiremaks, et võib-olla tagasi tulles selle juurde, et kui inimesed loovsektoris kardavad, need tööd ära kaovad, siis ei kao, et nendel, kes ei oska kasutada
erinevaid AI lahendusi nendel kaovad tööd ära, et muidu sa saad seda väga hästi enda abimehe kasutada ja sa oled palju efektiivsem. Ja loomulikult see ka, et otsi mingeid asju vastavalt teatud kriteeriumile. Et seal on näiteks teenuse ja tooteotsing samamoodi, et me ise teeme endale GPT-s ka SEO-d nii-öelda, et me räägime talle, millised me oleme, et tal oleks kõik info olemas häki kohta. Alles too päev, kui ma panin seda esitust kokku, siis ma jälle tšekkisin, et kuidas on, mis häkk peaks tegema, et paremini silma paista LLM-ides. Ja siis ta pani mul terve rea asju, mis ma pean ära tegema, sest aeg-ajalt need süsteemid muutuvad ja siis on vaja jälle uuendada ja ennast jälle paremini välja tuua. Et meil on briefides siuke küsimus ka, et kus kohast te meid leidsite, siis juba on hakanud täna tulema neid briefi vastuseid, et leidsime teid GPT-st. Ja võib-olla teine asi on siis see Claude, millest ma rääkisin, kus on Exceli siukene võimekus päris hea, et ise olen rohkem kasutanud seda Google selle spreadsheetiga ja ma olen lasknud analüüsi ja researchi teha, et näiteks ma natuke hiljem räägin ka sellest protsesside all seal, et mida me oleme automatiseerinud, aga otsisime endale välist arenduspartnerit, tahtsime kedagi soodsama hinnaga kui Eesti, samas me tahtsime, et tema ajatsoon ei oleks 2 tundi ei miinus ega pluss meist. Ja siis panin kõik kriteeriumid paika, kuidas ta peab töötama, mida peab tegema ja siis Claude tegi mulle automaatselt neile vastuseid, Upworkist otsis inimesi, andis neile, vastas nende küsimustele ja nii kaua küsis nende käest uuesti, kuidas Excelis kõik need read täidetud. Et selliselt on väga mugav ja palju vähem tööd mul enda, muidu on see käsitöö, et sa räägid seal, kirjutad, siis sa tuled kuskil Excelisse, paned mingit infot jälle, mis ta vastas, kuidas ta töötab, mis see ajatsoon on ja sealt sai nagu väga lihtsasti pärast siis filtreerida, et kes kõige parem sobib meile. Perplexity, see on siuke hea, vähemalt varasemalt oli reaalajas otsing väga hea. Ma nüüd täna ise seda nii väga enam ei kasuta, aga osad ikka kasutavad. Et ta tuli siukse hea research tool'ina, kus olid teadustööd ja kõik sellised asjad kättesaadavad, et vähe parem informatsioon oli, kvaliteetsem kui GPT-s ja siiamaani osad kasutavad meil. Siis on meil GitHub Copilot on arendajal kogu aeg kasutusel. Ma ise olen koodi mõttes puutunud kokku kursoriga ja V0 lihtsalt on seal nagu lisaks hea liidestamise asi, mis käib sinna juurde. Ja see kood ja tehniline abi, nagu see on küll Copiloti, selle GitHubi Copiloti väga hea. Et meil on ta PHP Stormi otse külge pandud ja siis arendaja kogu aeg räägib temaga, kuidas oleks mingit asja parem lahendada, testib koodi, leiab mingeid kohti, mida saab optimeerida ja teha, et see on meie jällegi workflow'd väga palju kiiremaks teinud. Ma vaatan, keegi küsis vist midagi vahepeal. Keegi kommenteerib seal. Ja siis kasutame ka neid brausereid, ma ei tea, võite ka kätt tõsta, kellel on mingi see AI brauser kasutusel. Kui palju ta on? Pole kellegile? Mina isiklikult on seda, kunagi kasutasin seda Perplexity, ma ei mäleta, mis ta oli, kas see oligi, mis see välja tuli, aga ma väga ei osanud sealt seda võitu näha. See ARC ongi see, mis oli. Et ise kasutasin seda ka, ütleme, et ta aitas mingeid asju leida ja teha, aga ei olnud kasutus nii mugav. Täna ma kasutan igapäevaselt Atlast, ChatGPT oma ja seal on küll ikka ülimõnus, et mis seal nagu teha saab, on see, et sul on ühe lehe pealt vaja midagi üles leida. Vanasti oli Command F ja siis sa pead ikka otsima sealt ja vaatama. Keegi kommenteerib siin, Katrin kommenteerib, et Atlas on kõige ebaturvalisem brauser. Aga ega siis uued asjad uuendustega ka sa lähed, siis tihti on neid turvaauke ja asju on, et sa pead
kui sa tahad seda katsetada, siis pead mingid riskid võtma, aga loomulikult ei tasu seal enda mingit kõike maist vara hoida. Mul lihtsalt endal meeldib see, et sa tahad näiteks lihtne asi, Gmailis tahad unsubscribe ida enda uudiskirjadest või mingitest mõttetusest kirjadest, mis sul iga nädalast tulevad. Lähed sinna, paned agendi tööle ja siis ta otsib sul kõik need kirjad üle, unsubscribe ib ise ära nagu, et hea lihtne ei ole kasutada. Tahad mingit vastust kirjutada, näiteks alles hiljuti siin pidin Soome mingit meilidele seal vastama soome keeles. Tegin mul kiiresti, rääkisin taga eesti keeles ära või siis inglise keeles, mis ma tahan vastata, tema vastas inglise või selles soome keeles ära. Et see kasutus on mõnus lihtne selles osas. Ja erinevad vorme saab ka niimoodi täita, et näiteks, ma ei tea, mul on ettevõtte info panna tihti mingitesse kohtadesse, tahab registrikoodi, mingid asju, need on avalikult kättesaadav info, et ma ei karda selle nagu lekkimise pärast. Ja ta paneb mulle automaatselt asjad siin sisse ära, et ma ei pea ise alati toksima, otsima mingi inforegistrist, et see teeb minu workflow lihtsalt kiiremaks, et sellepärast mulle see Atlas väga meeldib. Ma ise mõtlesin seda, et mis seda esitust siin kokku pannes, et võiks teha siukse või keegi võiks teha siukse, võib-olla on olemas ka, ma ei tea, desktopi ja mobiili siukse rakenduse, kus oleks kõik erinevad keelemudelid sees, et sa saaksid seal switchida GPT ja Perplexity vahet näiteks või Claude'i, et oleks palju lihtsam kasutada, et muidu sa valid ainult ühe mingi LLM-i siis neid erinevaid versioone sealt, aga võiks rohkem saada valida, et kellelgi äri idee, kes tahab ära teha, kui ei ole tehtud, ma ei tea. Ja küsige julgelt vahele, kui küsimus on. Tõstke käsi ja siis saate sõna. Ja siis ma näitaks ühte riilsi selle kohta, et milline see LLM-ide reis praegu käimas on, et USA poolel siis. The AI world is splitting in two. On one side, there's OpenAI, the one even your mom and dad use. On the other side, there are players like Claude, going straight for enterprise. And by enterprise, we don't mean some Salesforce integration or API deal. It means the systems governments, hospitals, and defense actually run on. You see, whenever there's a massive tech shift, government always ends up being the biggest customer. Happened with electricity, telecoms, and now with AI. It started as a product, became an infrastructure, moving into regulation, and might eventually turn political. And to win that kind of enterprise play, you need credibility beyond SF, which is exactly why in 2026, the race isn't about who builds the best model. It's about who goes public first, which explains why Dario's suddenly everywhere preaching. But underneath it all, he's just pre-selling Congress. No nii, et pre-sellib kongressi enda mõtetega, et tegelikult samamoodi Sam Altman on igal pool enda näoga ja tahab ettevõtted publikuks viia, et siin on, ma lasin kiiresti eile kokku panna selle, ma ei leidnud internetist kohe seda, et kus kohas on, mida kõige rohkem kasutatakse, et kõik oli vananenud info ja siis vähemalt GPT väitel on praegu need kasutajanumbrid siuksed, et GPT-d ehk OpenAI kasutatakse kõige rohkem, see on 800 miljonit pluss kasutajat. Google Gemini on selle järgi siis 400 miljonit pluss kasutajat ja Perplexity on seal 50-100 miljonit ja teised kõik on tunduvalt väiksema kasutatavusega. See Microsoft Copilot on pandud siin tärniga sellepärast, et seda kuskilt ei leita täpselt, GPT ei leidnud üles kohe täpselt, et kui nad on paljude integratsioonidega seotud, siis ei osanud nii laialt hinnata. Nii. Siis, mida me ei kasuta üldiselt aga mille jaoks nad head justkui võiksid olla, ongi Grok näiteks, see on ka reaalajas otsing, teadmiste tugi ja koodi kirjutamine. Siis on mingi Llama, mis on, kui ma ei eksi, siis mingi India päritoluga või siuke Lähis-Ida seal piirkonnast. Siis DeepSeek, see on siis hiinlaste oma ja need on vabavaralised. Gemini, osad variandid on ka selleks, et mingit eetikakontrolli teha ja võib-olla on turvalisuse teemad seal kõige paremad ja Copilot, see ongi siis põhimõtteliselt nii, nagu mina aru saan, siis Office ökosüsteemis selle võimekusega, et saab siis SharePointis ja Excelis erinevaid asju teha ja kõik, mis sinna Microsoft alla. Keegi kirjutasin, et Llama on Meta Facebook.
keegi oskab sellest lähemalt rääkida, siis võib sõna võtta sel teemal, et ma selle laama kohta ei tea midagi. Kui keegi julgeb. Aga ei pea. Aga mis sellega ja siis loomulikult koodi kirjutamine on GPT-ga kirjutatakse natukene ja anti-gravity'd on, Claude'id on ja seesama Grok on, et see kood ja tehniline abi on see, kus ma olen näinud väga head, kus üks esimese integreerimise meie ettevõttes ka, kus me hakkasime seda kasutama. Aga sellega kaasnenud on siis vibe coding, mis on siuke nagu ta on üsna trendikas. Varem oli nii, et kui sa oled siuke serial entrepreneur, et sul tuli mingi idee, siis sa pidid minema arendaja juurde, mingi tiimi kokku panema, kujundaja kujundas, arendaja arendas, siis said alles enda mingi idee MVP-ga välja tulla ja sealt edasi siis said alles hakata testima enda mingit toodet. Aga nüüd on niimoodi, et sul tuleb idee, siis sa vibe code'id selle valmis, et mul on näiteks üks hea näide siin, siuke ettevõte Pingwall, vahepeal ka oli natuke seotud nende arendamisega siin ja tahtsin nagu seal tiimis olla, aga täna ma sellega ei tegele, lihtsalt see on kõik vibe code'itud, et nii see ettevõtte leht, kus räägitakse sellest platvormist, kui see platvorm, mis seal taustal on, see backend ise samamoodi. Et need, kes tahavad mingid ideid testida, siis täna on teil väga kiire ja hea võimalus seda teha, ja see on väga säästlik, et kui varem olin ma nagu happy, kui tuli Shopify, et sa said enda veebipoja kiiresti püsti panna seal ja said testida, kas mingi asi toimib või ei toimi, siis täna ma olen happy, et vibe coding on selles mõttes olemas, aga ega see võib-olla ei tööta nii üli hästi, et ma kohe näitan selle kohta ühte reelsi, aga ma tahtsin Pingwalli kohta öelda ka, et mida ta teeb, et see on natuke siuke AI vastand ka veel peale kauba, et see on selline platvorm, mis siis aitab selle vastu, et juhtide mailboxid on tihti täis igasuguseid müügimeile ja see aitab selle vastu, et sa paned enda hinna ülesse, kui kaua näiteks mina ütlen, et ma võiks 200 euri eest tunnis, ma võiks kuulata, kui keegi mulle mingit müüki teeb näiteks. Panen sinna üles, et ma olen nõus, 1 tund, 2 sotti ja kui keegi tahab minu profiiliga inimesele midagi müüa, siis ta saab otsida aja ja minuga ühendust võtta. Maksab mulle 2 sotti, ma kuulan ära. See tähendab, et ma ostan seda toodet või teenust, mis ta müüb mulle. Et see oli siuke idee seal taga ja ta selles mõttes ka AI vastand, et muidu need AI kirjasid on nagu kõriauguni, iga päev tuleb mingi kirjasid, et siis on nagu päris human to human interaction. Vibe coding kohta siuke tore reels, et seal nagu tore on küll, kui seda asjad kokku panna, aga nad nagu päris hästi toimi, kind of teevad töö ära. Et lõpuks see rong läks jälle rööpasse tagasi, et vahepeal nagu käis kuskil ära. Küsige vahepeal küsimusi, kui on. Ärge kartke. Või kui nii igav on, siis et ei taha küsida midagi, et siis võib ka öelda. Ja ma tahtsin sellest pildi ja video teemast rääkida, et meie skenes ikkagi see on ka väga tähtis asi, mis kogu aeg areneb kiiresti ja võib-olla teeb meie elu ka nagu kiiremaks ja säästlikumaks, et kui varem oli see, et sul tuleb mingi idee, sa lähed otsid kuskilt pildipangast mingit pilti, et ma arvan, et suurte pildipankade aeg on möödas, et piltide genereerimise aeg on käes ja ettevõtted saavad enda promptid teha näiteks, et nende visuaalne keel kogu aeg üks sama, sest tähtis on ju see, et sa saad ilma selleta, et ettevõtte logo on mingi reklaami peal, sa saaksid aru, kellega tegu on. Pildikeel peab väga autentne olema, samamoodi fondikasutus ja kõik muud elemendid. Et selleks pead hästi oskama promptida ja see peab ettevõtte stiilis promptid olema. Ja mida muud veel, mis veel lihtsam on näiteks see sama pilti, mis oli siin, näete, selle taustaks on siuke laiemaks tehtud pilt, mul siin, et seda tausta teha, ma võtsin Photoshopi lahti, mul oli siuke väike pilt tegelikult Midjourney'st alla tõmmatud. Ja siis varem oli nii, et sa pidid hakkama joonistama seda tausta seal tegema, vaatama, et need värvid kokku läheks ja võttis ikkagi aega, et sellise lihtsa tausta puhul vähem
mingi keerukam tausta puhul võttis mitu tundi vahest disaineril see aega ja kogu aeg tund jookseb sul ja raha jookseb. Täna, hops, võtsin Photoshopis selle ette ja nagu ühe klikiga on genereeri mulle, ma ei tea, selline taust, midagi muud sinna pane, bloks tehtud. Meie nagu põhiline pildipanga teema, meil on Midjourneys enda konto, siis seal nagu sa näed päevas, kuidas kõik terve ettevõtte genereerib erinevaid pilte, erinevad stiilid, mis on vaja. Kui realistlik see peab välja nägema, kui ei pea kõik need infod ja näiteks meil on siin, kui te näete seda kuu märgikest siin ja seda, siis see on Jazzi tegevjuht seal praegune ja tal on sünnipäev, me teeme klientidele enda sünnipäevadeks, teeme selliseid toredaid pilte, genereerime AI-ga. Kuna ta on siuke Jazzi print seal ja kuukaardi maaletooja, siis on väike kuu seal ja kogu see vahuteema samamoodi, et see visuaalne keel, mis näiteks täna Jazzil on, Jazz-pesulatel, kui te näete, see on siuke nagu vahune ja siuke puhas stiil, sest see kogu see vahustiil on tehtud AI-s. Varem oleks siukest asja pidanud 3D-s genereerima, tegema, keegi oleks pidanud Photoshopis neid tuunima. Täna on hea lihtne, teed AI-ga need materjalid valmis, väga vähe vajavad mingit kohandust Photoshopis, et see on kliendile kiirem, saab ägedamaid asju teha, et selles mõttes mul on jällegi hea meel, et asjad nii arenenud on. Näitan ka Rocca seilide variant, et kõige esimene pilt seal, mis kõige vasakul on, see siis on tehtud kunagi Photoshopiga ja nüüd järgnevad on tulnud siit juba AI-ga, nagu te näete, et siis ja küsiti ka selle sügiskampaania puhul küsiti, et kas neid, millised poest need kummikuid osta saab, et ei saad aru, et AI kummik on pildi peal. Ja mis veel lahe on see, et me peame vähem enda tiimi kasutama, et näiteks meil on ma näitan ühte jõulukaarti, mille me tegime, et see on HTML-is jõulukaart, mis siis saadeti klientidele välja. Kui varem oleks see olnud, et loovjuhil tuleb idee, põrgatab kliendiga seda ideed, visandab kuskil paberi peale või näitame selle idee ära, võimalikult vähese vaevaga näitame tavalist ideed, et me peaks sinna investeerima raha või aega. Siis, kui see kliendile sobib, see tuleb info tagasi, sobib, okei, siis hakkab disainer disainima, disainib selle valmis ja kui see on valmis disainitud, siis arendaja hakkab arendama seda ja siis seal vahepeal on ka, kui see disain on, siis seal protsessis käib kliendiga mingi edasi-tagasi põrgatamine, kui arendus on tehtud, siis igal pool testitakse, vaadatakse. Nüüd on niimoodi, et loovjuhil tuleb idee, läheb LLM-i, ütleb, et näe, mul on sükst asja vaja, tee valmis, siis ta saab ise seda tuunida, timmida, nii et see oleks valmis. Mis võtab nagu tööjõudu palju vähemaks, et siin on see näidis. Ja see oli siis HTML siuke tore jõulukaart. Et mulle alati meeldib, kui mingi protsessi saab teha ladusamaks ja efektiivsemaks, et meie töös, kus me müüme tundi, on see igati meile esiteks kasumlik ja see on palju parem, et kui me saame vähem ajaga rohkem ära teha, see on ju kõigile kasulikum. Ja ma tahtsin näidata, kuidas need võib-olla videod ka on arenenud, et see AI videondus on siuke ka teema, mida me ikkagi aeg-ajalt teeme siin. Ja siin on esimene kõige vasakpoolsem video. On jaanuar 2025 tehtud. Ops, mitte see. Nüüd läks kõik järjest tööle. Vaatame, kus ma saan selle vasaku siit. Ei saagi vasakut tööle. Ühesõnaga, vasak oli kõige vanem. Teised on maikuu videod, siis siin 2 tükki. Siuksed siis võiks ju suvepäevad seal, et
et see asi areneb kogu aeg edasi, et need asjad lähevad vähe realistlikumaks, et meil on siin, see oli siis, seal olid jaanuar ja mingi maikuu 2025, et novembris juba tulevad sellised asjad. Et siin oli see pilt juba palju realistlikum, on ju. Siis me nagu for fun teeme ka loomulikult asju, et ma ei tea nüüd kumb tööle hakkab, kohe proovime. Üks projektijuht tegi meil meie töötajate kohta. Ja siis kõik need Rocca al Mare laste hommikud, ma ei tea, kas nendega keegi kursis on või näinud on, aga igal juhul nende need visuaalid ja videokesed on kõik tehtud ka AI-ga. Hei, tule 11. oktoobril kella 12-2 Rocca al Mare keskuse laste hommikule. Sind ootavad Labubu tegelased, mängumeister, limo töötuba ja veel palju ägedat. Mina igatahes lähen, tule sina ka. Kohtume 11. oktoobril keskuse aatriumis. Ja ma arvan, et kui me järgmisena nagu jälle mingit videot rohkem hakkame tegema, et praegu pole olnud nagu nii palju selliseid eri case, aga tahaks seda oskust jälle upgrade natuke, et siis me prooviks kas LTX2-ga teha või olen proovinud varem ka Veoga teha, aga Veo ei olnud varem nii hea. Nüüd see Veo 3.1 on väga hea. Soovitan teil ka testida ja siis X-Field on kindlasti siuke äge asi, mis mulle meeldib, et vaatame, siin on selle LTX-i kohta, LTX2 kohta ka väikene video. Description for AI video generation. A new model named LTX2 by Lightrix has been released as a completely open source system that you can run locally and privately on your machine. And if you're a creator or an entrepreneur building real tools, having full control and ownership matters. So here I have LTX2 running locally on my NVIDIA RTX GPU, which the model was optimized for. Running a model locally means you control your data and IP, no subscription creep, no restrictions, no throttling. But most importantly, you can build full repeatable workflows like the Comfy UI one you see here, instead of one-off prompts. And I want you to notice not only how fast this workflow runs on my RTX 4090, but how little the VRAM usage is, which is extremely impressive, especially at native 4K resolution and 50 FPS performance. This is currently the highest benchmarking text-to-video and image-to-video model with open weights. So if you want to try it, comment. Nii, ja siis on teine on siis selle Veo 3.1 kohta videokene siin. GC creative. We'll even give you this PDF. Oh my God, guys, do you ever just stop and realize how far AI's actually come? Like, it's insane how normal this feels now. Like, I remember when it used to be just little short clips, right? But now it's full videos, the face looks real, the voice stays kind of consistent, everything just works. And the craziest part, I can literally hold products, talk about them, move them around, like I'm actually filming this myself. Et ma võib-olla kommenteeriks seda ka, et kui see kõik tundub nagu selles mõttes hea ja lihtne, et siis korraliku üks AI video tegemine on päris ajamahukas ja ütleme, et Eesti hindade juures tegelikult see tuleb sama, mis produktsioon tuleb, et USA-s ma saan aru, kus on tööjõud mega kallis, et seal on palju soodsam teha AI-ga neid asju, et üks mees sul kuskil keldris vaikselt nokitseb ja teeb selle video ära ja tuleb päris hea tulemus. Aga Eesti tööjõu kulude pealt see nagu vahet ei ole üldiselt. Et sellepärast võib-olla ka paljud ettevõtted ei ole seda väga palju veel implementeerinud. Et natukene, mõned reklaamid on meil olnud siin minevikus. Räägiks arendusest natuke. Aga Einer, ma korra küsin selle videote osas, et sama hind, kui oleks produtseerida. Et mis seal siis on nagu kallis, et selle video nagu reaalselt nagu promptimine on nii ajakulukas siis, et saada lõpus? See võtab nii palju aega. Tavaliselt seal ei ole nagu üks inimene, seal on mitu inimest, kes promptivad. Need just et see kollektiiv on üsna suur, et seal on ikkagi, sul on vaja keegi, kes selle tsena kirjutab, sul on vaja kedagi, kes kõik selle nagu stilistika teeks, asjad teeks, et kui see on ühes inimeses, väga tore, see kõik kogu punt, aga selleks, et head tulemust saada ja see mingi ratsionaalse ajaga ära teha, siis ikkagi on tavaliselt oleks mitu inimest tööle
ja siis, et see hea tulem oleks ikkagi, seda tuleb nii palju promptida teha. Vahest on mingid piirangud, see on mingi loll asi, mis ei toimi, nagu siis tuleb ikkagi kasutada mingit 3D lahendust või CGI-d mingit või mingit efekti seal vahel, et siis see kõik on, et see nagu Eestis praegu ei ole tekitanud mingit hullu buumi, et tehtaks mingid AI reklaame, mis näevad nagu sama head välja nagu telereklaamid, et ei ole seda. Just selle hinna peast. Et siuksed lihtsamad asju, jah, nagu ma näitasin siin, siuksed väikse videokesi, neid tehakse palju, jah. See on põhimõtteliselt sotsmeedia siukse suunitlusega, et see on põhiline. Nüüd kui, ja küsige julgelt enne vahele, nii nagu Taavi küsis, kui mingi küsimust on. Äriarendust rääkida. Et ma ise ka siin mingi suure õhinaga, kuna ma siuke AI entusiast olen, et siis hakkasin tegema ka siukest AI konsuldi businessit. Käisin erinevates ettevõtetes, rääkisime, et okei, mida me tahaks ära automatiseerida AI-ga. Ja siis mõtlesime, et teeme endal ka natuke asju. Meil on nüüd 1,5 aastat, varsti 2 aastat olnud üks projekt, mida me tahame EIS esitada, on käigus olnud. Pole suutnud ära esitada, sest me oleme 3 erinevat AI punti läbi käinud, kes neid asju peaks ära meil tegema, et kogu need pundid vahetuvad, nad ei ole väga töökindlad, kõik tahavad nagu selle AI pealt justkui küll kõvasti raha teenida, aga ei taha enda tööd väga sisse panna või ei suuda garanteerida sulle kindlad asju. Et nüüd meil on see projekt nagu kind of koos, et peaks ära esitama, et nüüd meil on nagu vähemalt oleme leidnud kellegi stabiilse inimese, kes seda teeks. Ja ettevõtjad ka tihti ei näe seda kasu, et kui sa ütled talle, come on, et automatiseerime selle osa sinu ettevõtmisest ära, et muidu teeb sul seda mingi inimene ja see on aastas sul, ma ei tea, seal mingi 20 tonni kulu, et mis see 5 tonni siis selle arendamisest maksta on, siis inimestel on suur hirm selle ees, et okei, mingi artificial intelligence hakkab midagi tegema mul siin ettevõttes, et mis kõik juhtuda võib, et äkki läheb midagi metsa, ma ei tea, ei toimi, et siis on nagu suur kulu ja suur jama. Et ütleme, et eestlased väga kiirelt seda ei implementeeri. USA-s ja isegi Kesk-Euroopas vastupidi nagu mega palju lahendusi on ja väga palju tehakse elu lihtsamaks AI-ga, et äriarendus kasutatakse väga palju. Ja me endal siis nagu põhilised asjad, mida ma tahaks, on nagu automatiseerida, et mis ideaalis oleks, et päringute vastused ja pakkumised võiksid välja joosta vabalt vastavalt briefile, et meil on briefist jäetud read olemas, meil on hinnakirjad olemas, et miks projektijuht seda kõike kokku võib panema, projektijuht võiks lõpus ainult üle vaadata, et kas kõik on korrektne, et võiks vabalt automatiseeritult joosta, et see on üks asi, mis meil selle EIS-i projektis on põhiline. Teine asi, mida me osaliselt kasutame ka, on onboarding, et kui teha ettevõttesisene AI endale, et sul on kõik asjad seal kirjas ettevõtte kohta, inimene saab igal infot, tal on vaja mingit, ma ei tea, mingi programmi kohta küsida, mida te kasutate või mingi asja kohta, et siis ta saab sealt nagu sise chatis kõik info kätte. Ja see onboard imine muutub palju lihtsamaks, ta pea kellegi käest koputama kuskile õlale, et kuule, kuidas see asi käis või mis sellega oli, et tal on üks koht, kust saab uurida seda. Ja ma arvan, et see vajadus on nagu paljudel ettevõtetel väga suur. Samamoodi see, et palju tuleb igasugused päringuid siis ettevõtetel, eriti kellel on mingid enda veebilehes mingid chatid, et millise toote teenuse ma pean valima või mida ma tegema pean, et selles kõik ära automatiseerida, AI võiks vabalt soovitada. Samas ajab õilgelt kettasse, kui sa oled kuskil Telias, tahad mingit probleemi lahendada ja siis sul mingi AI vastab seal ja sa ootad, kus sa saaks panna, et ma tahan päris inimesega rääkida. Et kui see halvasti lahendatud on, siis ajab ka kettasse, et neid asju peab väga normaalse taktitundega tegema. Et kõik need KKK vastused ja sellised asjad saaks ära automatiseerida tegelikult. Siis info liigutamine ühest kohast teise, et meil endal on selliseid asju nagu mingite trükiste tõlkimised. See on puhtalt copy-paste töö, sul on vaja ühest mingist Google Sheetist on vaja asjad panna mingisse kujundusprogrammi. Sa pead iga lehekülje kaupa mingit trükist niimoodi copy-paste ima. Palju lihtsam oleks, kui AI võttes kogu selle info, pannaks õigete lehtede peale sisse. Et seal siis on lihtsalt see info õigesti võib-olla paigutamine sinna sellesse, kõigepealt siis sellesse spreadsheeti ja pärast siis sinna tulemisse, et see kõik oleks ilusti ja hästi paigutatud. Täna me teeme koosolekute memod kõik Jamie äpiga. Ma ei tea, kas olete kasutanud, aga soovitan proovida, et ta ei tee transkriptsiooni mega hästi, aga see kokkuvõte on küll väga hea, et kokkuvõttes saab kõik nagu põhilised punktid kätte sealt ja me oleme seda nüüd ka mingi aastakese kasutanud ja kõik koosolekud käivad meil sellega. Praegu ka lindistab mul, et mis ma teile räägin, pärast mul on kokkuvõtte olemas.
Siis HR tegevused, et sama asi, mis ma enne rääkisin. Teil on Copilot ja Copilot on sama asi põhimõtteliselt olemas, jah? Ma saan aru. Väga äge. Kui on... Ja me võime pärast Teiner võrrelda kokkuvõtteid. Väga hea, väga hea. Mulle alguses unustasin alguses tööle panna, aga meil natuke hiljem, aga saame vaadata, jah? Teil saab eesti keeles ka aru, jah? Jah, väga hea. Ei, ma küsin. Meil Copilot saab väga hästi eesti keelest aru, või sorry, mitte Copilot, vaid see Jamie saab väga hästi eesti keelest aru. Ainult ma ütlen, see transkriptsiooni osa, see on niisugune, et seal on vahepeal mingid soomekeelsed sõnad ja mingid värgid, aga kui ta kokkuvõtte teeb, siis see on ideaalselt eesti keeles, et ideaalne on palju öeldud, siis ta on eesti keeles ja saab aru sellest kokkuvõttest. Aitäh. Palun. Siis need HR tegevused ka, mis ma selle all mõtlen, ongi see freelancerite list, millest ma ennem rääkisin, et kõik sellised tegevused, mis on ajamahukad ja mida saab kuidagi HR-i mõttes ka ära automatiseerida, on väga hea, ja võib-olla juhtimise mõttes ka, et vahest ma küsin mingit psühholoogilist nõu, et ma ei tea, et aru seda paremini, mida see inimene arvata võis, mida mõelda võis, et seda on hea arutada kellegiga, et võib-olla kui sa oled üksik juht ja sul ei ole ettevõttes rohkem nagu väike ettevõte, meil ei ole kedagi sellist juhti mul kõrval, kellega arutada, et siis see on väga hea koht, kus arutada, muidu sa kerid need mõtted üksinda. Siis, mis me veel oleme soovitanud ja mida me oleme kasutanud siin näiteks turundusspetsialist tegi siin ühele ettevõttele, ühele raamatule tegi sotsmeediat ja tal oli vaja ka see raamat läbi lugeda, aga see teema oli AI teadusest ja see polnud liiga huvitav tema jaoks. Ma ütlesin, et okei, et võta see Google Notebook LM ja lase sellest, viskas kogu raamatu info sisse, et tee sellest podcast endale. Siis ta kuulas vaikselt podcasti ja sai sellest teemast väga ülevaate, et seal räägib täitsa elavalt niimoodi nagu päris podcast on, nad arutavad 2 inimest seal ja ma ei tea, kui te ei ole proovinud, siis soovitan proovida, tuleb päris äge tulemuselt, kui teil mingit infot on vaja ammutada, midagi õppida. Siis me tellime tavaliselt niisuguse digiturunduse osa endal sisse. Meil on erinevad Google Adside ja Meta Adside managerid, kes meile pakuvad teenust, et me ise liiga palju igast müügitunnelitega ei tegele, saame põhimõtteliselt kõigest aru, aga lihtsalt ise ei seadista neid. Muidu on niisugune tore asi ka nagu Fanalytics, mis siis päris hästi automatiseerib need tunnelid ära ja ta ka näitab sulle mingid kitsaskohti ja asju, kuidas paremini teha, et see on niisugune äge AI, mida siin kasutatakse. Ja kogu see info kokku panna, et meil tuleb ka iganädalased klientide reportid tulevad näiteks Google Adside manageerijate käest, siis on ka erinevad AI-d, mis selle kokku võtavad. Anomaly AI näiteks on üks niisugune data analüüsija, mis ka võtab kokku kõik erinevad kohad, see võib eri kohtadest olla ja ta tekitab sellised loogilised seosed ka tegelikult see data vahel. Ma kujutan ette, et jällegi Copilotis on ka sellised võimalused olemas, kui sa seal Microsofti keskkonnas mingid asju teed, võib-olla Power BI-des asjades ka. Et minu arust üks see põhiline asi ja mis ongi, et see assisteerimise siuke valdkond on väga hästi praegu arenenud ja sellest on palju kasu ka, et ma lasen kodusid asju teha LLM-il näiteks, ma ei tea, ehitan sauna, mul on vaja mingit materjali osta, siis ma lihtsalt viskan talle sisse, kui palju mingid ruute on, mis asjad mida mul vaja on ja siis ta arvutab välja, mitu pakki on mingit, ma ei tea, plaati ostma pean. Et või siis tahan, ma ei tea, autot osta, ta otsib mulle Euroopast igalt poolt vastavalt parameetritele seda autot. Et siuksed ja võib-olla naljakam näide on see, et vaata, mis kell on 17.00, kas Taavi mul natuke aega veel? Jaa, ikka, räägi lõpuni. Jah, et mul on maks 15 minutit. Mul on siuke asi, et mul oli mingi 100 paari jalanõusid kodus ja siis elukaaslane ka ütles juba, et kui sa võiks enda jalanõukapi ära koristada, et mul emotsionaalselt hästi raske jalanõudest lahti öelda ja siis tegin endale GPT-ga selline tabeli, et mis on erinevad parameetrid seal, mille järgi ma hakkan hindama, et kui sesoonsed nad on, ma ei tea, kui kaua ma neid kannud juba olen, kui vanad nad on, kas on mingi emotsionaalne, mingi side nendega ja siis 5 palju süsteemis hindasin kõike, kui praktilised nad on ja nii edasi. Ja siis tulid mingid need kokku mul sealt mingi siuke top jalanõudest, mis ma peaks alles jätma ja siis piirid olid seal üle mingite punktide arvu jätan alles, alla viskan ära. Et selles mõttes asju on nagu lihtsam ratsionaalselt hinnata, et
muidu ikka see emotsionaalne ja selline nagu mingi inimlikkus tuleb sisse, aga sükest nagu tuima asja teha minust on hea. Ja siis ATH lapsevanemana ma uurisin, kuidas siis hommikul last kiiremini riidesse saada ja soovitas mingid tegeluskaarte asju, mis on nagu ka väga äge. Ja Google Gemini abiga ma parandasin siin pesumasinad kodus näiteks, et filmisin talle, ta ütles, siis näitas mulle, et okei, kus kohast, mis asja sa pead lahti võtma, mida tegema pead, et sellised DIY asjad on ka teemad, millega tasub abi küsida. Mis edasi siis, et kuhu see maailm liigub ja mis mingid trendid on, mida mina näen, mis on meie alal just, et üks asi on see, et enam hästi saagi aru, et kas asi on reaalne, kas inimene on reaalne või ei ole, et juba on sellised äpid, millega saad kontrollida, et kas see pilt on tehtud AI-ga või ei ole, et kui sa Instagramis ka olen vaadanud reklaamitakse, et kui mingid inimesi jälgima hakkad, kas ta on päris inimene või ei ole, et mine testi seal. So here's a random thought. I think the metaverse is going to be making a comeback, but not the way that we saw before. Right? I think we're very, very close to a real Ready Player One type of situation where we're able to create characters and influencers and avatars, just like the one you're seeing right now. But we're going to be able to, put on this little headset. You know how they're taking for... Sa rääkis siis sellest Second Life oli kunagi mingi keskkond, et põhimõtteliselt arvatakse, et tuleb tagasi, aga tuleb sükeste päris reaalselt välja nägevate karakteritega, et AI-ga saad endale see kesta peale teha ja siis saad seal interaktida teiste inimestega. Üks selline huvitav point, millele ma olen mõelnud, on see, et kui varem oligi see, et siin on selline meem ka selle kohta, et 99 aastal me läksime internetti, et nagu maailmast lahti öelda või reaalsusest põgeneda, siis nüüd on see, et me põgeneme reaalsusesse interneti eest, et samast asjast räägib järgmine Reels ka, seda me näeme ka reklaamimaailmas, et on 2 leeri, osad, kes väga palju kasutavad AI, teised, kes nagu AI vastu veits on, et see on hea näide sellest. Are made by humans is a flex. Some brands are starting to position their marketing as anti-AI. Heineken put up a billboard that says the best way to make a friend is over a beer. This was a direct shot at the AI Friends ad in the New York subway that was hated by the public. Polaroid literally dropped a billboard that says AI can't generate sand beneath your toes. So some brands aren't just avoiding using AI, they're openly mocking it. And the irony is that even AI companies are jumping on the anti-AI train. And this is where you might be like, wait, that does not make sense. Anthropic launched a Zero Slop Zone last month in New York, which was a pop-up meant for deep thinking. Zero technology was allowed inside and people were encouraged to mingle, to actually socialize. Meanwhile, you have brands like Coca-Cola that are continuing to use AI, even though they got dragged for their holiday ad last year, but that doesn't stop them from doubling down and producing another this year. We bash AI-generated ads because we can visibly tell that they're AI. So what happens when AI gets so good that we can't tell anymore? In that moment, it's not in the future. It is happening right now. With tools like Nano Banana Pro, we're seeing visuals that are completely indistinguishable. So if brands know that AI isn't favored, but AI is faster and cheaper, what do? Do they disclose it or do they hide it? In my opinion, this is not about AI versus human. This is about trust. I think we're moving into a time where labeling things as human-made is going to be the new norm. And human content that is authentic, that shows personality and storytelling is going to become a luxury. I think brands are going to have to pivot to where they can be trusted, which I think means more in-person events. And also they're going to rely on creators that have physical communities and meetups. Building trust face-to-face because the whole I'm a real person is going to matter. Sellised mõtted siis ja ma ise arvan, et Eestis läheb sellega palju kauem aega, et USAs võib-olla on see AI juba kauem olnud ja minu arust need Coca-Cola reklaamid on ka kohutavad näevad välja, need on sama tase, mis me suudame teha siin Rocca al Marel mingid reklaame, et võiks vähe paremini teha nii suur bränd, et kole näeb välja, aga seda on näha, et see Nano Banana oli ka hea näide, et ise me seda pilti genereerimiseks tihti ei kasuta, aga olen ise katsetanud ja siit tulevad pildid väga reaalsed välja, et ma arvan, et jah, see aeg ei ole üldse kaugel, et me ei saa enam aru, et kas pilt on AI või ei ole. Et siis ongi ainult mingid testimetoodikad. Ja maailmas alati nagu sükestele uuendustele mingid vastukäisid olnud, et nii nagu siin on näha, et matemaatikaõpetajad protestid selle vastu, et kalkulaatori kasutusele võetakse, et sama on olnud ju siis, kui oli mingi töölise revolutsioon seal ja tulid need aurumasinad kasutusele ja muud asjad. Et seda ikka on sükest backlashi.
Ja siin on veel üks nagu tore trend, mis on arenduses, siis veebiarenduses praegu, et turundus muutub ainult nagu selliseks, turundus muutub üsna palju paremaks tänu AI-le, sellepärast, et sa saad inimestele vastavaks teha content'i. It's going to be the trend for the next year. It's like figuring out what the users want and automatically pass it into your automated implementation layer. So it's like a self-evolving software per user. Yeah. So if one of your clients is using one of the features constantly, it's going to focus more on that feature and customize it for them. And a different user would start seeing a different UI. And there's a startup that got into YC that basically changes the landing page based on whoever is looking at your business, the copy, the marketing, everything. So if a dentist is looking at your landing page versus a plumber, is going to change it completely based on their needs and what hooks them. So yeah, self-evolving software is that's the next trend. Meie jaoks väga oluline see, et kellega me täpselt räägime turunduses, siis oleks väga head vastavalt persoonale täpselt seda sisu lehe peal muuta. Et see on minust äge arendus. Ja näiteks Claudebot, ma ei tea, kas keegi seda uudist juba näinud on või selle kohta uurinud, et kui ma seda nägin, siis ma läksin kiiresti ostsin endale Apple'i aktsiat natuke juurde igaks juhuks, et kui Apple minisid nii kõvasti ostma hakatakse, et siis võib-olla see aktsia ka tõuseb. Claudebot just got renamed to Molbot after Anthropic said the name sounded too close to Claude. But what really is Claudebot and why are developers literally buying Mac Minis just to run it? So unlike ChatGPT or Claude that live in your browser, Claudebot is basically an LLM with total unrestricted access to your computer. And you can control it from messaging apps like WhatsApp, Telegram, or iMessage from anywhere in the world. It doesn't just respond, it actually does things. It can send emails, manage your calendar, control your browser, and can even negotiate with car dealers. One user reportedly saved $4,200 on a car purchase using it. And people are already using it for trading stocks, crypto, and commodities. It remembers everything. Ask ChatGPT what you talked about last Tuesday, and it draws a blank. Claudebot knows your preferences, your projects, and even random ideas you mentioned weeks ago. The craziest part? It costs around $25 a month to run. And it reaches out to you with morning briefings, stock alerts, and meeting reminders, all automatically. These are the AI assistants we were promised for over a decade. And now Claudebot actually feels like it's delivering on that promise. Claudebot just got renamed. Pole seda Molboti siis uue nimega pole jõudnud ise veel kasutada, aga meil mingid vanad iMacid siin seisavad kontoris. Mõtlesin, et peaks seal jooksutama ja testima natukene. Et Excel see on jah, ma lugesin Redditis selle kohta veits, et mega palju tokeneid kulutab ja et sa pead ikkagi väga hästi arendama selle ja väga täpse info, mida sa tahad, et teeb, et ma ei tea, kas sa tahad day trade'ida või midagi, et see peab sulle ikkagi reaalselt kasu ka tooma, muidu see läheb päris kalliks maksma. Inale, võtame vaikselt kokku, võib-olla mõned küsimused tulevad ka veel, siis me jõuame aega ilusti. Tavai, ma ei hakka siis näitama, et mis siin kiirelt veel oli, mul on pärast saate vaadata, ma võin selle esitusele saata siin mingi 3 videot oli veel. Ja siis ma tahtsin öelda seda, et sa võid genereerida igast asju, et sellepärast mina nagu ei karda, mulle alati muutused meeldivad, alati muutustest ja segastes aegades saab midagi ägedamat luua ja mingeid uusi asju teha. Et ma olen väga avatud sellele, et sa võid genereerida igast asju, aga loovus alati võidab minu arust, et hästi tehtud asjad ja loovad ideed on kõige paremad, et need genereeritud asjad tavaliselt, mis tulevad GPT-s ka, need on nii lahja nagu loovusastmega, et me teeme ise nii palju paremaid, aga tore on ikka, kui inimesed saavad ennast välja elada ja vahest inimesed teevad ka nii pull asju, et ma ei tea, Quarkiga näiteks tehakse siin siuksed toredad pilte tihti, et ma ei tea, kas te olete näinud. Aga aitäh ja mis ma tahtsin öelda veel, et kui te AI maailmast on kopp ees, et siis me oleme andnud välja näiteks loovuse vihiku, loovusvihik.ee saate seda osta, kus te saate füüsiliselt kirjutada ja enda loovust avada ja neid sinna paberil panna ja Random F on ka mäng, mida te saate sõpradega koos mängida, et sealt loovusvihik.ee me saate mõlemat osta, et ei pea kogu aeg AI maailmas olema. Küsimuste aeg, jah, palun. Ma alustan Einar sellise küsimusega, et sa ühes seal eelnevalt mainisid, et AI kasutamine sul ettevõttes on efektiivsemaks läinud, sa automatiseerid neid tegevusi ja säästad aega sellega.
oled sa nagu reaalselt ka mõõtnud seda, et noh, et mis see siis tegelikult tähendab, kui palju sul, et üks täistööajaga inimene efektiivsust siis loob juurde AI lahendusi kasutades versus kui ta seda ei teinud. Et oled seda mõõtnud, oled seda kuidagi ka rahasse ümber arvutanud? Väga raske meie puhul mõõta, mida me näeme küll on see, et klientide need reklaami tegemise eelarved on küll alla läinud, et kuna sa saad pildi genereerida ise või ennem pidid, teine variant oli, et sa otsisid kuskilt stokist, siis see stoki pilt tavaliselt sobinud, selle stokist otsimise peal läks ka palju aega ja siis pidid ikka photoshoot'i tegema. See photoshoot tuleb täna ära, vaata, sa teed AI-s selle pildi valmis. Arenduses me oleme mingi 20% kiiremaks läinud, et see on päris hea näitaja. See on väga nagu hea mõõdik, et sa ütled kaks asja, mis sa välja teed minu jaoks on see, et sa ütlesid, et teie pakkumised on nii-öelda läinud samadele töödele väiksemaks, see tähendab seda, et konkurentsivõimele on tõusnud ja teisalt see arenduste aeg, et on läinud, suudate teha siis nii-öelda antud töö kiiremini valmis. Need on nagu väga adekvaatsed mõõdikud, et jah, päris äge. Tahaks rohkem isegi seda infot teada, aga kõik ei saa nii otseselt mõõta ja võib-olla on siin nagu muud faktorid ka, aga ma ütlen, et terve meie skene kasutab seda ja väga agressiivselt, et selles mõttes see on nagu raske kogu aeg in the front olla ka. Okei. Siin tuli üks kommentaar ka kontorist, et arvatakse, et tekstiloome on läinud 70%, mis ütlesid soodsamaks või? Kiiremaks. 70% on päris suur number, ma nüüd ei julge selle alla kirjutada. Okei. Nii, aga võtame veel ühe küsimuse, kes kellegil on, saab rääkida või kirjutada. Või kui ei ole, siis saame... Jaa, tahtsin küsida, et kas te olete proovinud ise ka mingeid neid LLM-e püsti panna, et siin just see nädal ise testisin siin näiteks LM Studio kaudu, see vist on küll ainult Windowsile saadaval, kuid sellega on põhimõtteliselt ka kõiki neid Hugging Face'is üleval olevaid LLM-e võimalik alla laadida ja jooksutada. Et muidugi ta on aeglane, jookseb siin lahja arvutiriistvara peal. Ei ole veel. Aga selles mõttes, et lihtne vastus või kiire vastus on, et ei ole veel. Aga me oleme GPT-sid loonud, et ma olen endale ka nagu teinud see GPT-sid, mis vastavaid asju teevad, mis mul vaja on. Et neid me oleme küll, et need on ikkagi online'is ja nad on selle info pealt, mis sa sinna nagu ette söödad, aga nad pole päris sellised custom lahendused. Kas võtame veel mõne küsimuse või? Tundub, et hetkel rohkem ei ole. Mina arvan, et Jens, palun. Ja tere, ma küsiks kaks küsimust, et kas te mingisuguseid AI agente ka kasutate ja kas teie valdkonnas nagu seda ka näha, et mingisuguseid selliseid self-service agentide laadseid agentuure hakkab tekkima, et kus tegelikult kliendi teenindamiseks ei olegi enam vaja nagu neid agentuuri töötajaid, vaid mingisugune automaatika selle töö ära teeb, et tegelikult on ju küsimus mingites juppides, nagu siin oli, et pildi teeb AI ja teksti teeb AI ja nii edasi, et selle kokkupaneku võiks ka ju siis AI teha, et kas see on nagu reaalne või tundub see utoopia veel? Ikka on, ma tahtsingi natuke rääkida seal, mul paar videot ei näitamata, et mingid väiksed niši asjad on, mida lahendatakse ära, mida saab teha niimoodi ja ikka need agentuure tuleb ka. Nende kvaliteet Eestis pole mega hea olnud, aga välismaal küll tundub, et asjad toimivad natuke paremini. Et on täitsa nagu full AI agentuure ja sellised agente, kes teevad teatud asju. Ja sama ongi selle Moltboti või selle Flowbotiga ka, et inimesed panevad selle endale arvutisse rannima, siis sa saad nagu teatud töölõigu sellega ära teha, et sul ongi nagu võid välja müüa, et ma ei tea, raamatupidamist teeb sulle AI näiteks, siis ongi kogu sinu asi jookseb seal. Lihtsalt on natuke beta variant veel, et ta hästi ja et seda julgelt nagu müüa, siis ma arvan, et läheb natuke aega, aga see on nagu väga lühikese aja küsimus. Ma arvan, poole aasta jooksul tekib Eestisse kindlasti veel ettevõtteid, kes lahendavad sul mingi probleeme juba AI-ga. Ja nad võib-olla ei ütlegi sulle seda, et nad AI-ga teevad, lihtsalt on ühe inimese firmad, kus siis nagu taga AI toimetavad. Agendid toimetavad. Kas vastas küsimusele? Ja aitäh.
Üks asi veel, mis ma välja toon, et üks asi, mida me tihti teeme, mida on vähemaks jäänud, on piltide mõõtu tõmbamine erinevate kujunduste. Et näiteks meil tuleb mingi kampaania, meil on põhivisuaal ja see põhivisuaal tuleb viia nii, ma ei tea, Google erinevates suurustesse kui sotsiaalmeedia erinevates suurustesse ja asjadesse. Eestis on üks ettevõte, kes siis sellist agenti välja arendab, et kes viiks sinu eest need kõik suurustesse, mis peaks ka mitu korda soodsamaks tegema selle, et ma ei pea mingit inimest palkama, kes mulle neid mõõte teeb. Nii, aga kuulge, oleme natuke üle aja läinud, aga väga põnev kuulamine on olnud. Aitäh sulle, Einar, nii-öelda natukene laskmast enda igapäevaellu, tööellu sisse, et kuidas teie maailmas see AI kasutamine käib. Olen isiklikult arvamusel, et see valdkond, kus te olete, on üks kõige paremini või ütleme koht, kus on kõige parem võimalik kasutada neid AI lahendusi. Et te selles mõttes esirinnas paljude asjade automatiseerimisel ja nii-öelda efektiivsuse tõstmisel. Et küll asi areneb ja liigub see ka edasi mujale. Nii et tänud veel kord sulle, Einar, ja teistele tänud osalemast ja järgmise korrani. Palju tänu väärt, aitäh ja nägemist!